Ja siinkohal annaksingi sõna Tuulele, kes räägib teile sellest, miks võiks tegeleda teadusega. Tere, ma vaatan, kas ma saan oma ettekandega juba tegin. Mul on väga hea meel siin olla, kuna viimasel ongi minu missiooniks saanud järjest rohkem see, et mitte niivõrd ise teaduse populariseerimisega tegeleda, vaid saada innustada võimalikult paljusid teadlasi, nii nooremaid kui juba kogenumaid teaduse populariseerimisega rohkem tegelema. Aga täna on mulle antud teemaks hoopis see, miks teadusega tegeleda. Ja ausalt öeldes sellele küsimusele ei ole väga lihtne vastust leida, sest et te kõik teate, et teaduse finantseerimise olukord ei ole Eestis väga hea ja ega maailmas ka mitte. Et teadusega tegelemine on mõnevõrra selline pidev võitlus, pidev enesetõestamine, pidev äraütlevate vastustega leppimine. Ja siin on üks pilt ühest blogist, mida peab ajakiri Science, mille teemaks siis oli see, et selleks, et teaduses läbi lüüa, tegelikult sa pead olema valmis pidevalt selliste äraütlevate vastuste tumedate pilvedega võitlema, olgu need siis mingid granditaotlused või siis ajakirjade artikli tagasilükkamised, kriitika. Ja kui sa oled mingile tasemele oma karjääris jõudnud, siis sa eeldad, et sa juba oled nagu midagi väärt. Aga teadlasena pead sa kogu aeg leppima sellega, et keegi võib sulle öelda, et sinu töö on kehv, seda peab paremini tegema, seda peab edasi arendama, keegi teine teeb seda paremini ja sina ei ole piisavalt hea. Ehk siis see on selline paratamatu varjukülg, mis käib kaasas sellega, et teadlane üritab nihutada inimkonna teadmiste piire. Ja see on riskantne tegevus, sellepärast, et väga tihti võib minna midagi valesti, midagi ei pruugi välja tulla. Ja nagu Els Heinsalu siin läinud nädalal kirjutas Postimehe kolumnis, Els Heinsalu on Noorteteaduste Akadeemia president, kui keegi ei tea, ta kirjutas, et teadlane on professionaalne loll ja teadlaseks olemine on psühholoogiliselt väga raske, sest sa tegeled kogu aeg sellega, mille kohta sa mitte midagi ei tea. Palju kindlam nagu enda enesekindlusel on tegeleda millegi muuga. Nii et alustuseks ütlen ma siis seda, et kõige suurem teaduse tegemise isiklik kasu on see, et teaduse tegemine, kui see sulle ikkagi tõesti väga meeldib, siis ükski muu, kõik see muu siin ei ole oluline. Ja teadus tulebki siis teha sellepärast, et sa lihtsalt muud moodi ei saa. Ja kui ma nüüd olen kõik need mustad pilved teile ära rääkinud, siis ma lähen positiivsemate poolte juurde. Ma loodan, et olete veel endiselt teaduse tegemisest huvitatud. Natuke ma alustasin selle musta tooniga sellepärast ka, et ma eelmisel nädalal sain just ühe äraütleva vastuse oma väga suurele granditaotlusele, mida ma sügisel 6 aega kirjutasin, nii et mul on selline väike leinaperiood praegu. Aga tuleb uuesti proovida. Et olen ka näinud selliseid artikleid, mis ütlevad, et edukas teadlane on see, kes lihtsalt hästi palju ka üritab ja kui sul ka 90% on eitavad vastused või tagasilükkamised, siis 10% on edukad ja selle 10% osakaalu suurendamiseks sa pead lihtsalt olema valmis ka selle eitamiste osakaalu suurendamisega. Milleks teaduse tegemine siis võimalusi pakub? Esiteks pidevaks eneseteostuseks ja eneseületuseks. Sa pead kogu aeg olema valmis astuma sammu edasi, kogu aeg õppima midagi ja arenema. Ja see on tegelikult hästi palju iseendale andev, selline saavutustunne, kui sa midagi avastad, kui sa midagi avaldad, kui sul õnnestub mõni teaduslik ettekanne hästi või kui sa saad kuskilt siis sellist tagasisidet, et jah, just nii see peakski olema. Ja siin ma olen näidiseks toonud sellise keskkonna, mille nimi on Google Scholar, mis on teadlaste jaoks hästi oluline, et teadlased seal teatavasti teadlasi võrreldakse üsna palju selliste numbriliste väärtuste alusel. Et kellel on rohkem viiteid, kellel on viimase 5 aasta jooksul rohkem viiteid, kellel on rohkem artikleid eelretsenseeritud teadusajakirjades. Ja Google Scholar on siis üks selline keskkond, mis sellist võrdlust teeb. Ja siin see väike number on selline natuke nagu teadlase kvaliteedi näitaja, H-indeks. Minul on see selline, ütleme, noore teadlase kohta okei, aga ütleme päris
kõvadel teadlastel võib see siin olla 40, 50, isegi 80, et Eestis on selliseid noori teadlasi küll ja küll. Ja siis on võimalik siit siis silmas pidada, et kuidas minu viitamised läbi aastate on. Nagu näha, siis minu karjääri alguses minu viitamiste arv tõusis ilusasti, aga siis jäi pidama samale tasemele, mis tähendab, et ma vahepeal ei teinud väga head tööd. Vähemalt teadusvallas mitte. Ja nüüd on siis hakanud jälle vaikselt tõusma ja siin on näha 2019, et mul on juba siis 2019 3 kuuga on 30 viidet, mis näitab, et tõenäoliselt ma sel aastal võiksin lõpetada kuskil siin. Et selline lõbus numbrite vaatamise mäng, mis võimaldab siis ennast pidevalt motiveerida või siis masendada. Kust poolt vaadata? Mõnevõrra mulle tundub, et teadlasena ma elan sellises ilusas roosas mullis, kõik mu ümber on ilusad, targad ja head. Et tõesti niisuguste intelligentsete ja kogenute ja maailma tundvate inimeste seltskonnas olemine on enda jaoks hästi-hästi arendav. Ja teaduses tegelikult, see on natuke paradoksaalne, et enamik teadlasi on ju tegelikult introverdid. Aga see suhtlemine või networkimine on niivõrd oluline selles, et kui hästi sul õnnestuvad koostööprojektid ja igasugused rahvusvahelised suhted, ka igasuguste komisjoni liikmetega suhtlemine on väga oluline, karismaatilisus ettekannete pidamises ja nii edasi, et mõnevõrra on see kaasasündinud, mõnel inimesel on, mõnel ei ole, aga kui ikka üldse ei ole, siis tegelikult ei maksa alla anda, et see on ka mingil määral treenitav. Ja huvitav on ka see, et ma olen märganud, et väga suur osa sellisest teaduskoostöö algatamisest toimub õlleklaasi taga, nii et kui sa oled õllesõber, siis sul on juba kohe eelis. Ma olen pidanud selles osas tööd tegema, seepärast mulle õlu väga ei meeldi. Nii et sõprade leidmiseks on teadus väga hea võimalus, eriti kui sa tahad, et su sõbrad oleksid sinust targemad. Mõnevõrra võib see siis natuke tekitada sellise alaväärsuskompleksi, et kui sa oled ise oma seltskonna kõige targem, siis võib-olla on selline hea tunne, aga mulle meeldib olla seltskonnas kõige rumalam. Mul on tunne, et siis ma arenen kõige paremini. Ühesõnaga, liituge teadlaste gruppidega, sõlmige sidemeid ja jagage oma teadust. Ning sellest ma räägin hiljem ka natuke, kirjutage oma teadusest või siis kirjutage ka teiste inimeste teadusest, sest et kirjutamine on asi, millest teaduses ei saa üle ja ümber ja see on isiklikult annab nii palju arendab, sest et kirjutamine ei ole mitte, nagu ütleme, kui ma olen tegelenud päris palju ka mõttemängudega ja seal tehakse vahet nagu kahte tüüpi mängudel. Osad on oskusmängud ehk nagu skillimängud ja teised on siis õnnemängud ehk lakimängud. Ja tegelikult kirjutamine on puhas skill või oskus, et see on ainult treenimise taga. Et kui te praegu mõtlete, et võib-olla, et ma ei oska väga hästi kirjutada, siis see tähendab ainult seda, et te peate seda rohkem tegema, mitte et te peaksite seda vähem tegema. Teadus on pakkunud mulle väga palju võimalusi reisimiseks ja ilmselt on juba ka teile pakkunud, sellepärast et mobiilsus on selline asi, mida juba praegu tudengi eas väga palju soodustatakse ja püütakse ka õppeprogrammidesse sisse kirjutada ja ma loodan, et te seda ka usinalt ära kasutate. Lisaks on just tudengitele väga palju konverentside grante, et ütleme, kogenud teadlasel on oluliselt raskem leida rahastust konverentsile minemiseks, nii et kui konverentsidel käia, siis näebki väga palju tudengite ettekandeid. Ja mina olen käinud konverentsidel Brasiilias, Austraalias, Põhja-Ameerikas, paljudes Euroopa riikides ja see on täiesti loomulik osa teaduskarjäärist. Ja kogu maailm muutub nagu selliseks ühendatud võrgustikuks, kus kohas sa lähed, ütleme, ma eelmisel suvel käisin ühes laboris Põhja-Dakota osariigis ja see inimene tundis inimest, kellega ma olin koostööd teinud Prantsusmaal ja kellega ma olin koostööd teinud Rootsis, et maailm muutub nii väikeseks, see on nagu üks kogukond, kus kõik üksteist tunnevad ja on natuke kuidagipidi omavahel nende koostöövõrgustikega seotud. Ja siin on lihtsalt mõned näited minu reisidest. Ma elasin 2 aastat Arizonas järeldoktorandina ja Arizona suurim vaatamisväärsus on teatavasti Suur kanjon, kuhu ma siis iga kord, kui keegi külla tuli, pidin sõitma, turistitama. Arizona mõttes oli Suur kanjon meil kohe naabruses ehk siis 5-tunnise sõidukaugusel. Ameerikas lihtsalt on vahemad natuke teised. Siin on üks Austraalia külastus, siin vaikselt on üks papagoi, keda ma sõrme vahelt toidan.
San Francisco ja nüüd eelmisel nädalal ma käisin Noorteteaduste Akadeemia esindajana Rootsis, Stockholmis ja see on pilt Stockholmi raekojast, kus meile vastuvõtt korraldati ja see on see koht, kus antakse Nobeli preemiaid inimestele. Ja see trepp on siis ekstra disainitud selleks, et siit siis jalutavad alla kuningliku pereliikmed ja Nobeli preemia laureaadid, et see on siis sellise täpse astme vahega tehtud, et kleit ja need pidulikud kingad siis kuidagi ei takerduks ega komistaks selle trepi peal. Et siis kõik Noorteteaduste Akadeemiate esindajad Põhjamaadest ja Baltimaadest said siis katsetada seda treppi, Nobeli treppi. Ja kahtlemata pakub teadus ja teadusliku meetodi tundmine ja võimalusi maailma paremaks mõistmiseks. Ja maailma mõistmiseks siis mitte ainult siis võib-olla ka loodusteaduste seisukohalt, vaid ka laiemalt igasuguste humanitaarteaduste seisukohalt. Ja eelmine nädal ma reisisingi Rootsi ühe väga eduka humanitaar-sotsiaalteadlasega ja iga asi, millest ma rääkisin, mingitest grupidünaamikatest või asjadest, ta seletas mulle kõik ära. Nagu, et et osa meist ei tee kaasa sellepärast, et gruppides on alati need grupidünaamika teadus näitab, et alati on gruppides osaliikmeid, kes nagu lihtsalt on kaasatulijad ja ei panusta ja nagu kogu maailm oli lahti seletatud ja see on isegi natuke nagu kohati natuke üllatav ja kohati natukene häiriv, aga samas tõepoolest, kui me maailma paremini mõistame, siis suudame me seda ka rohkem mõjutada. Ja siin ma olen lihtsalt toonud mõned näited, kuna mina olen lindude uurija, siis lindude uurimisest ja siis nende kaudu maailma tundma õppimiseks. Siin on minu rõdu Arizonas, kus ma toitsin koolibriisid, see on siin koolibriisöötja ja siin on minu kolleeg Arizona ülikoolist, kes koolibriisid uurib ja tema tuli ja tegi siis minu lastele ja minu õelastele sellise väikse koolibri koolituse ja koolibri istus meil siin samas puu otsas ja siis teadlane samal ajal rääkis meile koolibriide elust. Et siuke imeline olukord, mis võib tekkida ainult siis, kui sul on see soov seda maailma tundma õppida. Teadus pakub võimalusi ka maailma muutmiseks. Ja ma siin lihtsalt toon mõned näited sellest, kuidas, esiteks me kõik teame, et teadus on maailma muutnud. See, et me elame praegu sellises heaolu ühiskonnas, nagu me elame, tuleneb ju puhtalt teadusest. Meie lapsed ei sure enam nakkushaigustesse. Meil kõigil on söök on parem kui päiksekuningas Louis XIV. Sellised valikud, mis me poodidest leiame, ei suutnud vaid võib-olla, no ütleme, meie võib-olla Nõukogude Liidu ajal ei suutnud ette kujutada, aga ütleme, mujal maailmas võib-olla oli valikuid rohkem, aga ütleme, me ikkagi sööme nagu kuningad ja elame nagu kuningad ja kõik see on ainult tänu teaduse arengule. Ja isegi isiklikus plaanis on võimalik teadust tehes ja teadusest kirjutades ja teaduslikku maailmapilti levitades maailma muuta. Siin on mõned näited artiklitest, mis ma viimastel aastatel olen ajalehes Sirp avaldanud, aga ma olen ka kirjutanud väga palju muid populaarteaduslikke artikleid, millest mõne puhul ma nagu ise loodan, et neil on olnud mõju sellele, et kuidas Eesti ühiskond areneb. Näiteks olen ma kirjutanud vaktsiinidest, ma olen kirjutanud teaduse rahastamisest, ma olen kirjutanud sellest, et tuleks toetada kolme lapsega peresid ja nii edasi. Ja nagu ma ütlesin, et kirjutamine ei ole siis kaasasündinud oskus, vaid see on midagi, mida saab treenida. Ja siin on üks näide viisist, kuidas oleks võimalik täiesti ise alustada seda, et sa hakkad teadusest rohkem kirjutama, tehke näiteks teadusblogi. Et neid Eestis on praegu suhteliselt vähe. Siin on üks näide teadusblogist, mida ma teen koos teiste Tartu Ülikooli zooloogidega. Ja ei ole niimoodi, et need artiklid, mis me zooloogia blogisse kirjutame, jääksid ainult zooloogia blogisse. Sellepärast, et neid korjavad üles erinevad ajakirjanduslikud väljaanded, Novaator, Maaleht, Delfi, Postimees ja nii edasi, et nad jõuavad küll. Et alguses võib-olla pead panustama ise, aga hiljem hakatakse üha enam neid lugusid märkama.
Ja nii avanevadki võimalused siis käsitleda teemasid, mis te tunnete, et ühiskonnas on parasjagu vähe käsitletud või mis vajaksid rohkem sellist kogu aeg pildis hoidmist. Ja näiteks olengi siin toonud mõned näited, teaduse rahastamine, vaktsiinivastasus või siis pseudoteadused. Et just see Eesti väiksus on siinkohal eeliseks, et Eestis on võimalik päris lihtsasti midagi muuta. Et siin on Noorte Teaduste Akadeemia liikmed, praeguseks on meid natuke rohkem. Ja meie võtsime umbes pool aastat natuke rohkem aega tagasi eesmärgiks muuta Eesti teaduse rahastamise süsteemi ja proovida pildil hoida seda, et see Eesti teaduse rahastamine seis on praegu kehv ja seda tuleks muuta. Ja muidugi oli meil ka teisi koostööpartnereid ja väga suurt tööd tegid mitmed ettevõtted või mitmed organisatsioonid, sealhulgas siis teaduskoda, mis asutati. Aga me oleme suutnud jõuda sinnamaani, et see ühiskondlik kokkulepe selle koha pealt, et teaduse rahastamine võiks olla 1% SKP-st on nüüdseks saavutatud ja praegu on meie eesmärk siis võimalikult palju siis seda ajakirjanduses endiselt teemana hoida, üleval hoida, artikleid kirjutada selle kohta. Võib-olla te olete ka märganud, et me teeme Postimehes artiklisarja baasteaduste olulisusest või alusteaduste olulisusest. Et Eesti väiksus on võimalus ise midagi muuta ja võib-olla teie hulgas on siis tulevasi Noorte Teaduste Akadeemia liikmeid ja ma väga loodan, et on, siis, aga millega me uusi liikmeid vastu võttes arvestame või mida me prioriteediks jääme, on see, et juba enne, kui see Noorte Teaduste Akadeemiasse proovid kandideerida, pead sa olema demonstreerinud sellist tahet ja oskust ja võimalusi ühiskondlikuks aktiivsuseks ja maailma muutumiseks, sest et väga paljud meil oli, kui meil kandideerisid uued liikmed, siis meil oli väga suur konkurents, meil oli 40 liiget või 40 kandidaati 40 kohale ja me valisime neist välja need, kes juba olid näidanud, et nad tegelevad hästi palju siis teaduse populariseerimisega ning kasutaksid siis Noorte Teaduste Akadeemiat selleks, et nende hääl kõlaks valjemini. Mitte siis neid kandidaate, kes ütlesid, et kui ma saan Noorte Teaduste Akadeemiasse, siis ma hakkan teadust populariseerima. Et ei ole erilist lootust, et kui sa senikaua ei ole seda oma ajakavasse suutnud mahutada, et sa siis pärast suudaksid seda teha. Ja teadlane olemisega siis kaasneb mitte ainult võimalused, vaid ka tegelikult vastutus. Et kui me vaatame, et milline on teadlaste positsioon Eesti ühiskonnas, kui palju teadlasi usaldatakse, siis siin on üks mõned aastad tagasi tehtud küsitlus, mis näitab, et tegelikult teadlasi usaldatakse väga kõrgelt. Usaldus teadlaste vastu on väga suur, mis tähendab, et see on väga suur vastutus. Kui kuskile kirjutatakse, et teadlased ütlesid, siis tundub see nagu midagi paika panevat või midagi näitavat. Aga nagu võib-olla teie, kes olete juba natuke teaduse tegemisega kokku puutunud, võiksite teada, siis ega teaduses ei ole selgeid ja kindlaid vastuseid. Tegelikult on väga tõsi see, mida üks filosoof on öelnud, et kõige suurem tarkus on see, et ma tean, et ma midagi ei tea. Et mida rohkem sa mingit teemat uurid, seda rohkem sa saad aru, et üheseid vastuseid on väga raske leida. Siin on naljakas ka see, et kui teadlane otsustab, et ta tahab siis päriselt ühiskonnas midagi muuta selle kohta, et ta hakkab poliitikuks, siis ta kukub kohe siia. Siin all on poliitikud, nende vastu on ühiskonnas kõige madalam usaldus. Ja reaalselt see on näha ka, et kui teadlane kirjutab teadlasena, siis võetakse ta tõsiselt, aga kui sinna juurde läheb mingisuguse erakonna märk, siis arvatakse kohe, et tal on mingisugused muud agendad, mingisugused muud eesmärgid ja ta ei ole kohe enam nii usaldusväärne. See on natuke kahju, et neid inimesi, kes üritavad siis poliitikuna ühiskonda muuta, ühiskonda paremaks teha, et neid siis ikkagi ühiskond üldse ei usalda. Ja osaliselt, ma näitan siin seda ka, et seda pildi siia juurde, et osaliselt on see seotud sellega, et teadus lubab eksimist, aga poliitikat tänapäeval ei luba eksimist. Ehk siis
teaduses sa saad öelda, et jah, see võib nii olla, see võib ka mitte nii olla ja sa saad oma uurimistulemusi kahtluse alla seada, sa saad teha uusi katseid, seda saad kontrollida, teha korduvkatseid ja niisugune peakski olema kvaliteetne teadus. Teadus lubab eksimist ja teadusesse on sisse ehitatud selline iseparandamismehhanism. Samal ajal, kui poliitika nõuab kindlaid vastuseid, üheseid lahendusi ja ei luba vigu. Ja tegelikult võib-olla mida ka Els Heinsalu sellel läinud nädalal avaldatud Postimehe artiklis välja tõi, on see, et me peaksime nendest nässuminekutest, valesti minekutest ja eksimistest rohkem rääkima. Sellepärast, et praegu eriti sellises Facebooki klantsajastul võib-olla jääb mulje, et kogu aeg on kõigil ainult õnnestumised. Aga tegelikult on läbikukkumised need, millest kõige rohkem õpitakse. Ma lugesin täna hommikul kohvi kõrvale Eesti loodusest Tiit Marana lugu Euroopa naaritsate taasasustamise või siis nende populatsioonide uuesti ülesehitamise projektist. Ehk siis Euroopa naaritsad on teatavasti praegu väljasuremisohus konkurentsi tõttu Ameerika naaritsate ehk minkidega. Ja kui mitu korda sellest 4-5 leheküljest artiklist tuli välja see, et jah, me proovisime seda, ei õnnestunud. Me proovisime Lahemaal teha, et kogukond hoiab seda populatsiooni üleval, ei õnnestunud. Me proovisime Hiiumaale neid viia, esimesel paaril korral ei õnnestunud. Et kui palju on tegelikult, me näeme ainult seda edulugu. Me teame, et Tiit Maran on väga tublisti töötanud Euroopa naaritsa taasasustamise, populatsioonide taastamise juures, aga me peame just kuulma kõiki neid läbikukkumisi ja ebaõnnestumisi, sest et need on osa teadusest ja need on osa sellest teaduslikust narratiivist. Ja sellest tuleks kindlasti rohkem rääkida. Ja võib-olla, kui me ka lubaksime näiteks poliitikutel eksida ja vigu teha ja ütelda, ja võimaldada neil ütelda, et jah, see läks valesti, nüüd mul on rohkem andmeid, ma astun sammu tagasi ja ma teen seda teistmoodi ja paremini. Võib-olla areneks meie ühiskond ka edasi oluliselt kiiremini, oluliselt faktipõhisemalt, samamoodi nagu teadus. Ja siis ma tahtsin näidata enda kogemuse põhjal, et neid võimalusi tegelikult tuleb juurde siis, kui ennast juba natuke oled nähtavaks teinud, et mina alustasin sellest, ma kirjutasin artikleid Eesti loodusesse, Sirpi ja siis ka mingitesse muudesse väiksematesse väljaannetesse ja ajapikku mulle hakkas tulema järjest enam pakkumisi ja võimalusi selleks, et teadusest rääkida televisioonis, raadios, Postimehe kolumnistina, erinevate ettekandeõhtutel. Et alguses võib tunduda, et on raske kuskile jõuda, aga tegelikult on see lihtsalt aja ja töö küsimus. Siin on jälle see koht, kus kohas Eesti väiksus on eeliseks. Ja siin on üks minu välismaa kolleegide jaoks uskumatu näide, kus kohas mind kutsuti rahvustelevisiooni ja lasti mul tund aega otse-eetris evolutsioonibioloogiast rääkida, et kuidas see võimalik on, aga Eestis on. Ja nagu ma enne ütlesin, et siis meie kõigi jaoks on oluline, et maailm oleks teaduspõhine. Ja eriti just sellel informatsiooni ajastul, kus informatsiooni on nii palju ja seda tuleb igast kõikvõimalikest allikatest, kust ja tegelikult valdav enamus informatsiooni ei ole usaldusväärne. Siin on pilt Phoenixis Arizonas toimunud teadusmarsist 2017. aastal, kus ma osalesin ja tol aastal öeldi Eestis, et meil ei ole teadusmarssi vaja, sellepärast et meil on teadusega kõik hästi. Ja see oli tegelikult üsna üllatav, sellepärast et ma sellega ei nõustu. Ma arvan, et Eestis võiks olla ühiskond palju teaduspõhisem. Meil on liiga vähe vaktsineeritud lapsi, meil on valdav uskumine horoskoopidesse ja nõidadesse ja pseudoteaduslikesse ravimitesse ja nii edasi, et tegelikult vajab Eesti ka teadusmarssi ja teaduse üha enam tähtsustamist ja pildil hoidmist. Ja ma leidsin sellise kas siis humanitaarteadlaste välja töötatud kontseptsiooni, et meil on vaja
et inimesed oskaksid siis informatsiooni kvaliteeti hinnata, et see on tegelikult asi, kus kohas teadlased saavad väga suure töö ära teha. Ja tegelikult see on asi, mida tegelikult koolis lapsed eelkõige praegu õppima peaksid. Vahet tegema usaldusväärsel ja mitteusaldusväärsel informatsioonil. Ja inglise keeles on selle süsteemi nimeks pandud crap detection ja see crap tuleb siis lühendina sõnadest currency ehk siis kas info on kaasaegne või vananenud, reliability, kas me vaatame, kas see allikas, mida me loeme, on usaldusväärne, kas see on originaalallikas või viitab see juba kallutatult mingit muud allikat. Authority ehk siis kes maksab, kes kirjutab, kas see autor on usaldusväärne ja autoriteetne, kas tal on tegelikult see taust, et seda kirjutada, millest ta kirjutab. Ning purpose ehk siis mis on selle kirjutise eesmärk, kas see on kirjutatud läbi kallutatud prisma. Ja siis nendest 4 sõnast tulebki siis kokku see sõna crap. Ja kuna ma siin proovisin seda eestikeelseks tõlkida, siis proovisin leida siis vasteid sõnale sitt, kas me saame teha vahet sital ja kvaliteetsel allikal. Ja S võiks siis olla, et subjektiivsus, me peame aru saama, et kas see artikkel on kirjutatud või kas see allikas esitab subjektiivset infot või objektiivset infot. I, isiklik kasu, kas keegi saab sellest kasu, millest ta kirjutab. Siia alla lähevad siis igasugused MMS-i tekstid, mis enamasti on kirjutatud ärimeeste poolt, kes on väga huvitatud sellest, et inimesed siis just nende nii-öelda ravimeid ostaksid. Esimene T on siis tõenduspõhisus, ehk siis kas tegemist on teadusliku allikaga või mitte. Ja teine T, ma ütleks, panen siia teaduslik kvaliteet, sellepärast et me teame, et tänapäeval avaldatakse teadusartikleid tohutu palju. Ja väga paljud neist ei ole tegelikult kvaliteetsed ja usaldusväärsed, kuigi nad näevad välja nagu teadusajakirjad või teadusartiklid. Nii et ma siin vabandan, et ma natuke rumalaid sõnu kasutasin. Mu pojale ka hiljuti tema treener heitis ette, et tal on lasteaia tasemel naljad, et eks laps ole kodupeegel. Aga kui sellest midagi meelde jätta, siis seda, et see allikate usaldusväärsuse eristamine on võib-olla kõige olulisem 21. sajandi oskus. Ja kui ma siin juba seda MMS-i teemat mainisin, siis ma olen ka toonud ajakirjanduses ühe sellise näite sellest, kus ma üritasin diskuteerida või vaielda inimesega, kes uskus väga südames sellesse, et MMS ehk siis Miracle Mineral Solution ehk siis kloorilahus teda ja tema peret ravib ja kuidas ma sellest diskussioonist temaga alla jäin. Ja miks pärast see nii kipub minema, et teaduslikku infot ei võta inimesed vastu. Üks põhjus võib selleks olla see, et teadusliku vastuse andmine pole alati lihtne. Et teadus on keeruline ja mida rohkem infot sul on, seda segasemaks see asi muutub. Et isegi kui selline täiesti ilmselge teema nagu kliimamuutused tegeleda, kus on ikkagi väga selgelt näha, et inimene on süsihappegaasi kontsentratsiooni õhus suurendanud, süsihappegaas toob kaasa kliima soojenemise, siis ikkagi, kui lugeda väga sellist spetsiifilist erialakirjandust, siis sa leiad palju väga veenvaid artikleid, mis ütlevad, et jah, võib olla, aga see võib olla hoopis ökosüsteemidele mõnes olukorras kasulik, mõnikord võib see, või siis on, näidatakse, et need looduslikud kõikumised on olnud suuremad ja nii edasi, et tekib segadus ja parem on siis nagu, ma tahan vähem teada, ma tahan olla endiselt veendunud selles, et mis ma räägin ja mis ma väidan, et see on õige. Et see, et kui sa ütled, et jah, tõepoolest on nii, aga siin on ka hunnik erandeid ja see on nii ainult selles kindlas olukorras, siis see ei ole enam veenev. Ei siis selle MMS-i tarvitaja ega kliimamuutustes kahtleja jaoks. Ja korrektse vastuse andmine nõuab aega ja uurimistööd. On väga tüüpiline, et teadlase poole pöördub ajakirjanik ja ütleb, anna mulle sellele küsimusele vastus ja et artikkel läheb trükki paari tunni pärast. Ja tegelikult see nõuab korralikku uurimistööd. Hiljuti mult küsiti, et palun andke mulle kommentaar selle kohta, et kas
kas Eesti kontekstis on lastel riidest mähkmete kasutamine ikkagi on keskkonnasõbralikum kui nende ühekordsete mähkmete kasutamine, arvestades Eesti energiatootmisviisi ja põlevkivi põletamise keskkonnamõjusid. Ja see ei ole nagu asi, mida sa suudaksid nagu kohe, võtad kalkulaatori välja ja arvutad välja, et mis see keskkonnakulu siis sellel mähkmel on, mida sa pead pesumasinas pesema. Et see on, ma ütleksin, et see on doktoritöö teema, mida ajakirjanik eeldab, et sa suudad niimoodi paari tunniga vastata. Ja noh, muidugi on ka see kirsi noppimine, ma ei tea, kas see eesti keeles selline termin on olemas, aga tegelikult on teadusartiklitest võimalik leida tõestusi peaaegu kõigele, et ütleme, kui on mingid teemad ikkagi väga palju uuritud, siis juba sellise statistilise paratamatuse tulemusena paar protsenti artiklitest näitab vastupidist tulemust. Ja kui sa paned, siis teedki sellest kirsi noppimist ja valid välja ainult need teadusartiklid, mis sinu vaatega kokku lähevad, siis sa saad väga ilusa sellise pseudoteadusliku teksti, kus on ilusad teadusviited ja mis näeb väga usaldusväärne välja, et see on tegelikult suur probleem. Ja suur probleem ka selles, kui üritatakse siis teaduses midagi tõestada. Et kui sa teadusartiklit proovid avaldada, siis sa pead tegelikult panema mõlemad pidi asju alati sisse, ütlema, et jah, see on niimoodi, mina tegin sellise avastuse, see on kooskõlas selle ja selle ja selle artikliga, aga samas on teistmoodi leidnud see ja teine ja kolmas artikkel või autor. Et teadusartiklites on alati need mõlemad küljed esindatud ja sellist kirsinoppimist ei lubata, aga ajakirjanduslikes artiklites on see ikkagi väga veel soodustatud. Ja mul tuleb sellega meelde üks näide siis minu enda uurimistööst, kus ma uurisin kajaka poegade telomeere. Telomeerid on sellised rakkude kromosoomide otstes asuvad korduvjärjestused ja eeldatakse, et nad on vananemisega seotud, ehk siis iga raku jagunemisega jäävad telomeerid lühemaks ja kui nad on mingisuguse kriitilise pikkuse saavutanud, siis rakud enam jaguneda ei saa ja siis hakkab selline vananemine pihta. Aga mina uurisin kajaka poegi ja leidsin, et nende telomeerid ei lühene, nende telomeerid läksid hoopis pikemaks. Ja kuna see on vastupidine, siis sellistele enamikule artiklitele ja üldarusaamale sellest, kuidas telomeerid töötavad, on neid tulemusi päris raske avaldada, sellepärast ma pean kogu aeg tõestama, et see ei ole mõõtmisviga, et see ei ole mingisugune valearvutus, et see ei ole mingisugune artefakt. Et selliseid, ja tegelikult on ju näidatud, et väga paljud olulised avastused tulevad sellistest kogemata tehtud avastustest ja sellest, mis on üldasarusaamadega vastuolus. Aga ma ütlen, selliseid tulemusi ei ole sugugi mitte lihtne avaldada ja nendes kaheldakse oluliselt rohkem kui siis nendes, mis on üldarusaamadega kooskõlas. Ja siia ma olen alla pannud ühe Ülo Ninemetsa tsitaadi, kus ta ütleb, et meil on vaja vähem usku iseenese sisemisse tarkusse, mis on tegelikult ilmselt vastupidi kõigele sellele, mida teie võib-olla emad ja vanaemad ja vanavanaemad teile öelnud on, usaldage iseennast, usaldage oma kõhutunnet. Aga kõhutunne on nii ekslik ja kui sa õpid tundma seda, et kui palju kallutatust meil on meie isiklikes arvamustes, siis hakkad sa üha enam seda kõhutunnet kahtluse alla seadma. Aga ütleme just sellise MMS-i ja võib-olla ka igasuguste muude pseudoteaduslike horoskoopide, nõidade uskumise juures on siis inimestel just see usk iseendasse hästi-hästi oluline. Ja kui sa proovid kellelegi ütelda, et ära usu iseenda kõhutunnet, siis kohe nagu lülitatakse sind välja. Et mul tuleb ka meelde, kus mul oli üks meili teel diskussioon ühe inimesega ja ma kirjutasin talle, et kõhutunnet ei saa usaldada ja intuitsiooni. Ja selle peale ta saatis mulle väga pika kirja selle kohta vastu, kuidas kõhutunne ja intuitsioon on just see, mille põhjal me kõiki oma valikuid peame tegema. Ja ma isegi ei tahtnud seda kirja läbi lugeda, sellepärast, et kuidas sa jõuad kõige sellega vaielda, sest et kõhutunde inimestel, kes sa ei saa ütelda, et kõhutunnet ei saa usaldada, sellepärast, et nad usaldavad ka selle küsimuse juures oma kõhutunnet. Ja tegelikult ma tahaksingi siis lõpetada selle meemiga, mida Andi Hektor hiljuti jagas oma Facebooki lehel. Kui te ei tea, kes on Kardashianid, siis see ei ole oluline, aga kui te ei tea, kes on Marie Curie, siis selle ma soovitan välja uurida ja ma õnnitlen teid kõiki edukate teadusprojektide puhul, need olid väga huvitavad teemad ja ma lugesin kõik teie posterid läbi ja ma soovin teile edu teie ettekannetel. Aitäh!